Meie igapäevane ümbrus tänavate teede väljanägemine on äärmiselt oluline. Omavalitsused näevad selle nimel kõvasti vaeva. Üks ainulaadne abimees selles vallas on Ville. No seda ju teatakse. Spetsiaalne professionaalne puhastustehnika on ikkagi asendamatu. Nagu me ka siin näeme, täna meil on selline eriline Ville masin siin koha peal. Ta näeb välja võrdlemisi kummaline, aga tal on kõik omal otstarbel. Tal on väike laius, tal on 1,40 m laius, tal on 2,1 meetrit kõrge liigendraamiga, ehk see kõik annab siis need eelised, mis on vajalikud siis kergliiklusteede puhastamisel, näiteks kõnniteede puhastamisel ja linnas üldse kitsastes kohtades liikumisel. Et see on ikkagi peamiselt on ta just täpselt linna puhastusmasin. Milleks me täna sellest räägime, aga tegemist on täiesti uue põlvkonna Villega ju siin. Täpselt nii. Et kes on sellised kogenumad Villemehed, need juba teavad vanast ajast, et Ville oli üleni kollase metallraamiga. Nüüd on siis tehtud selline disaini uuendus, ehk on raam must ja kõik kollased paneelid on siis poltidega vahetatavad. Et see on tingitud tegelikult väga lihtsast põhjusest, sest Ville on Soome tehas ja Soomes näiteks on suur klient on tal siis Stell, endine ISS, kelle tingimusel masinad peavad olema valged. Ja siis on meil ka Põhja-Ameerikas, Kanadas on diiler, kelle tingimusel masinad peavad olema sinised. Et varasemalt see nõudis tootmises ikkagi ringi seadmist, päris suurt kulu, aga nüüd on siis võimalik lihtsalt vahetada teist värvi plastikkatetega, nii-öelda muuta masina värvi vastavalt siis kliendi soovile. Ja see ei ole veel kõik, et lisaks sellele on siin kasutusel ka uus kabiin, mis on tunduvalt vaiksem. Kui me siin masinat vaatame, siis on täis LED-tuled, LED-vilkurid kõik, et see sobib selles mõttes ja motoshowle väga hästi, et see on niisugune tuning pill nii-öelda juba peaaegu. Ja tume lagi on tal, väga mugav iste. Juhi mugavusel on suurt rõhku pandud, kuigi kabiin on väike, aga tegelikult seal on väga mugav töötada, on õhkistmed, istmesoojendused, kõik on olemas juhi jaoks. Ja mis on veel uuendusena, on siis nii-öelda uus töömonitor tal, kus siis saad digitaalselt seadistada ära omal need vastava tööseadme rõhud, tingimused, et sul oleks võimalikult lihtne ja mugav toimetada. Sest selle masina eripära on just selles, et täna meil on siin ees Eesti tootja siis Pomemeti Hari, aga tegelikult saab siia ette panna, saab järgi panna erinevaid seadmeid. See ei ole masin, mis mingil perioodil peaks garaaži nurka seisma jääma. Tema tööagregaat on võimalik vahetada ja sellega seoses viia läbi erinevaid tööoperatsioone. Ville hooaeg algabki ju tegelikult ikkagi sügisel. Lehtede koristamisega hakkab pihta. Et siin on ka võimalik saada lehekoristusotsik, kus ta imeb siis suure toruga 1000-liitrisesse vaakumpaaki, mis siis asub mootorikatte peal. Ehk ta hakkab juba siis pihta see hooaeg ja lisaks sellele talvetöödele ja lumed- ja jäätõrjetöödele loomulikult saab ka suveldama ka niita. Et tegelikult harjata siis kokku kogu seda sodiliiva, mis on tekkinud. Ville on vaieldamatult suuremate ettevõtmiste ja mahtude puhastamiseks ja hooldamiseks. Väiksemateks puhkudeks on samuti masinaid pakkuda. Ka John Deere'i nii-öelda selles turfi ja väiketehnika valikus on meil olemas väga suur valik nii muruniidukeid, kuhu saab panna külge samuti ka harjasid, lumesahkasid, mulla, freese, mis iganes, et tegelikult ka väikses majapidamises maal näiteks saad enamus töid nendega ära teha, talvel omal tee puhtaks lükata, ma ei tea, kartuli ära kultiveerida, heina ära niita, et tõesti väga universaalsed masinad. Tehnikat on, tehnika uueneb, sellest ei ole mingit probleemi ja kellel vajadus siis leiab teid üles ja võib juba lähemalt tutvustada. Absoluutselt, et me ka pakume aktiivselt demovõimalusi ja kõike, et saab masinaid vaadata, proovida, kasutuskogemusi meil on palju jagada. Tallinna linn on Villesid täis, kui hakkab lehtede kukkumise hooaeg, siis on kõik kollased masinad liiguvad igal pool, et teevad meil elu paremaks ja lihtsamaks. Tõepoolest, erinevate masinate valik on Vihuri Agris väga lai, seda nii suurettevõtjatele kui kodutarbijatele.